põlevad surnukehad, raipeid söövad koerad ning selle kõige vahel suplevad inimesed. Mis ometi tõmbab Varanasi linna Gangese jõe kaldal 10 000 inimesi? Teeme tutvust maailma ühe kõige pühama linnaga. Siin minu taga on puuriik, millega põletatakse päevas mitusada surnud hindude kõige pühamas linnas Varanasis ja visatakse nende pühasse Gangese jõkke. Lähme vaatame lähemalt, kuidas see protsess välja näeb. Varanasi on Indias koht, kus iga tõsiusklik hindu surra unistab. Uskumuse järgi pääseb just siin linnas surija piiravast ümbersünnitsüklist ning saavutab vabanemise ehk moksha. Seetõttu on linn täis nii surma ootajaid, surijaid kui sadu põlevaid laipu, mille tuhk jõuab rituaalide saatel pühasse Gangese jõkke. Ühe lahkunu põletamiseks on vaja päris korralik kogus puitu, mistõttu saavad seda lubada vaid jõukamad. Kremeerimist viivad läbi kõige madalamal hierarhial olevad kastialused. Rituaalide käigus loetakse palveid, hümne jumalatele ning pärast hinge vabastamist kehast visatakse tuhk jõkke. Erandjuhtudel visatakse jõkke aga terve surnukeha. Kellegi laip oli visatud jõkke ja siis 3 koera lihtsalt äravad seda, see oli suhteliselt õõvastav. Ma arvasin, et miski ei suuda mind šokeerida enam, aga tundub, et ikkagi suudab. Kõigest hoolimata oleme siiski ainsad, kes jõge räpasena näevad. Yeah, it's not dirty. Actually, Ganga is holy river. Have a bath in Ganga river. Okay, but not here? Exactly, wherever you want. So it's up to you. So it's up to believe, basically, like if I believe it's clean. Yeah, it is clean. Why dirty is my mom? It's your mom in the river? Yes. Oh, okay. So you swim with the mom. In Muslim people. Is it not dirty? No? Clean? Okay. Kohalikud väidavad meile tõsimeeli, et jõgi, kus alles hetk tagasi nägime raipeid ulpimas, on lausa nii puhas, et selle joomine aitab 10 eri tõve vastu. Against everything. Okay, diarrhea, headache. Anything. Cancer, like whatever you have, always. If you feel this Ganga water very dirty, then you feel sickness. So I have to believe, I believe that it's... From here, not from here. Okay, here. I have to practice a bit more. You have to practice. I am a teacher. You're a teacher? Yeah. Okay. You want to be my student? Next time, because we have to go to Delhi. But when I come back, I will be your student. Lisaks palveränduritele teevad meiega juttu ka lihtsalt pildistamishuvilised. Kes nõuab fotot endale, kes selfid sõbrale, kes palub mind enda Instagrami laivi. Mõni huviline on lausa nii aktiivne, et kutsub sõpru veel lisaks juurde. Kui tahate nendega tutvuda, siis tulge Varanasisse. Linna kuumim koht, kus näha laipade põletamist. Ja kuumimad kutid võigas. Jaa. Okay. Thank you there, all of you. Thank you. We love you too. Love you. Hakkame muretsema, kas ei vii meie kohalolu kohalike mõtteid ära põhitegevuselt, milleks nad on siia tulnud. Linn, kus elu ja surm omandavad täiesti uue tähenduse, annab paljudele hindudele võimaluse surma hirmust üle saada. Do everybody want to be burned here? Yes. Yes. You also? Yes. 3 years past, and my father is dead. Yes, I came here to 5 years. His soul is the priest. Free, yeah. Yes, yeah. Priest. And after that, there are many places to pray here. His reliefs. Like a death is a positive thing here. Yes. You die, you get free. Yes. Surm on tõesti Varanasis oodatud sündmus. Lausa nii palju, et tõsiusklikud tulevad oma viimastel päevadel siia surma ootama, et saavutada moksha ehk vabanemine. Kashilab Mukti Bhavan ehk surmahotell lubab tasuta 15 päeva eluküünle kustumist oodata. Kuid kui see ei saabu, tuleb koht järgmisele vabastada.
Astume nüüd jõest eemale tänavaellu või oleks õigem öelda surma? Lukas astus just lehmasita, sest see on väga raske kõndida niimoodi, et kuskile mingisuguse rõveduse otsa ei astu. See on päris crazy, et siin on üleval liiguvad ahvid. Mul oleks selline tunne, et nad nagu hüppaks mulle pähe. On your phone, I catch. Monkey catch his phone? Okay. Okay, thank you. Okay, ta lihtsalt ütles mulle, et ma pean olema ettevaatlik, et ahv mult telefoni ei varastaks. Keegi praegu hetkel patsutab mulle õlale, et ma annaksin talle raha lapsele utipudeliga, aga siin tuleb südame üsna kõvaks teha, sellepärast et vastasel korral lihtsalt tuleb iga nurga peal midagi anda. Hei, ja nii, okei, ta selle utipudelit ka jätab mind ikkagi rahule. Kadri ta ahistab mind utipudeliga. I don't have sapati, sorry. Ma ei aru, kas ta küsis mu käest sapatit või ta tahtsin, ma annaks raha talle sapati jaoks. Aga mis tunnetega Varanasi enda jaoks kokku võtame? Et kui sa siin oled, siis nagu surm saab praegu natuke teise tähenduse, et kui meie kultuuris on surm midagi negatiivset, siis siin on see pigem nagu midagi positiivset, et inimesed tahavad just vabaneda sellest ümbersünnist, mis on väga ebameeldiv sündida ja surra kogu aeg. Nii et ma arvan, et ma võtsin seda kuidagi nagu loomulikult, aga samas see nagu inimese põlemise lõhn ja kõik see, mis seal nagu oli, et see samas ikkagi mõjus päris õõvastavalt ka. Mis kõige šokeerivam oli? Ma arvan, et inimese nägemine seal põleva hunniku sees. Enne teekonna jätkumist laseme oma karmad templis puhastada, sest tõtt-öelda ei tea meist keegi, mis inimesest pärast surma saab. Mis iganes see ka on, peame keskenduma sellele elule, mis on nüüd ja praegu.